Pole palju paremaid asju, kui vestelda hiliste tundideni, kuulata inimeste jutte ning nihkuda seejärel üksindusse, hilisõhtusele päevatekile, et lugeda paar lehekülge. Mõtted on hajali, pilk vilab ridadel, aga haarab korraga juhuslikust lausest. Ma nägin kõike ja ei tundnud midagi, kirjutab Schlink. Parem oleks, kui läheks vastupidi, tunda rohkem kui näha. Näen üksiku auto tulesid läbi toa libisemas. Meenuvad lapsepõlve uneelsed tunnid, kui põgenev valgus seintel oli ühtaegu põnev ja õudne. Kuulan, kuidas lagi krohvi puru langetab ja kujutlen mehi, kes selle krohvi siia kunagi kinnitasid. Mehi minu vana-vanaisade põlvkonnast. Mõtlen elu tõenäosusele. Tulistada kuul 2 miljardi valgusaasta kaugusel asuva sentimeetrise läbimõõduga sihtmärgi suunas. Märkan ämbliku siluetti aknal ning mõtlen, kas keegi on kunagi pannud mõnele maja ämblikule päris nime. Vaatan valget tööd, praegu on 26. juuni, aga vabalt võiks olla 6 õhtut varem. Kõndisin kunagisel kodutänaval, kus lapsepõlve sillutise laigud meenutasid saari meres. Need on unenäo valgusega tunnid, kui inimesed teretavad võõraid kasse ja kilomeetrite kaugusel sõitva rongi hääl mõjub nagu tunnete kaja. Kõik luhtunud soovid on korraga kerged kanda.